Saksa lastekirjaniku Michal Ende romaanist Momo, õigemini filmiversioonist. Minu jaoks oli väga üllatav see teadmine, et see raamat kirjutati, õigemini ilmus aastal 1973. Kirjanik lahkus meie hulgast 1995. aastal. Tema sulest Lõputu lugu on ka üks teos, mis on mind väga kõnetanud, aga täna ma tahan rääkida Momost. See film tuli mu ellu väga kummalisel moel. Otsisin sisetunde järgi, nagu ma tihti viimasel ajal teen. Et ma ei vaata kunagi otse telerit, vaid lasen sisetundel, intuitsioonil juhatada, klõpsides erinevate filmide piltide peal ja tunnetan siis, mis mind kõnetab. Selle filmi päises jäi mul see kilpkonn silma. Ja kuna ma teadsin, et ma tahan midagi vaadata, siis ma tundsin selle filmi poole kutset. Seda enam, et minu lapsepõlve unistus oli saada oma kilpkonn ja eelmisel aastal see täitus. Mul on oma Oitu Salme. Nii et ma valisin selle filmi pelgalt kilpkonna pärast. Ja kui ma esimest korda seda vaatasin, siis ma leidsin, et hea lugu, klassikaline lugu, ilus muinasjutt ja ma ei hakanud nagu sümbolitesse süüvima, ma võtsingi seda lihtsalt loo tasemel. Aga täna juhtus nii, et YouTube'i videoid vaadates ja oma kanalit külastades lõi mul ette äkki üks kaardi ladumine. Pärast see kadus ära, ma ei leidnud üles, ma isegi ei tea, kes see laduja oli, aga ma avasin selle ja ma avasin selle kuidagi niimoodi, et ta ei tulnud mitte algusest lahti, vaid poole pealt. Ja mulle jäid kõrvu märksõnad ajaliinidega, toimub praegu midagi. Ja siis ta luges ja ütles, et talle meenus raamat Momo. Ja ta luges selle raamatu tutvustuse ette. Ja mulle tuli kohe meelde, et ma hiljuti olin seda filmi näinud. Ja tavaliselt, kui ma sellise sünkroonsuse saan, nii-öelda topelt kinnituse, et ma peaksin midagi rohkem uurima, siis ma hakkan sellest kinni. Ja täna ma hakkasin siis seda filmi otsast peale vaatama. Ja teadmisega, et see on kirjutatud aastal 1973, 2 aastat enne minu sündi. Kui sa seda filmi ei ole näinud, ma soovitan vaadata. Momo, tüdruk, ei kuskilt, kes on alati olnud imepärases portaalis, kus siis ajavargad käivad toimetamas, aga samas on varem olnud nii-öelda selline sümboolne kokkutuleku koht, selline amfiteatrilaadne ehitis. Ja ta on ainuke tegelane, kelle päritolust, vanematest mitte milleski ei räägita. Ta on just nagu, ta lihtsalt on. See meenutab seda tunnet, kuidas ma lapsepõlves väga tihti tajusin ja imestasin, et kuidas ma siia perre sattusin. Ma olin nii teistmoodi, ma lihtsalt olin. Ja Momol on imetabane omadus, oskus kuulata päriselt.
nii, et teised tulevad oma muredest rääkima. Moomo sümbolina peegeldab minu rolli praegusel ajaliinil. Ma olen tulnud kuulama, aga samas ka sõnumit edastama selle kuulamise kaudu. Seal filmis on inimestel käevõrud, mis utsitavad ajavaraste kasuks tööle inimesi. Ehk siis kui põleb punane tuli, siis justkui raiskaks aega ja aja raiskamiseks loetakse sõprust, puhkamist, armastust, kõike seda head ja ilusat, mis tegelikult elu värviliseks teeb. Need käevõrud meenutasid mulle väga-väga kaasaegseid nutikellasid. Moomo ei tahtnud seda käevõru. Ka minul seisab see kell 3. kuud kapi peal. Tõenäoliselt ma kunagi võib-olla panen ta käe peale, aga ma kasutan teda lihtsalt kella, siis kui ma teen tööd. Aga enam ma puhkuse ajal või igapäevaselt seda käe peale ei pane. Teine oluline nüanss, mis on väga kõnekas. Seal on sellised roboti näoga tüübid, nii-öelda ideaalsed sõbrad laste ja kõigi jaoks, kes on sinuga alati nõus ja sul ei ole muid sõpru vaja. Kõlab kangesti ChatGPT ja AI moodi, on ju? Isegi filmis see kujundus meenutab seda robotit. Ja lisaks sellele siis on need prillid. Nutiprillid on reaalsus ka tänapäeval. Eks need nutiläätsed on ka olemas tõenäoliselt. Massidesse veel ei ole jõudnud, aga eks see ole aja küsimus, mis survestab inimest kogu aeg olema kontaktis, reklaamima, ajupesu tekitava meediaga, kus pidevalt tuleb nii-öelda mantrana see tee tööd, tarbi, selline programm surutakse peale. Ja kui sa sealt hetkeks välja tuled, siis inimene, kes seal keerises ei ole olnud, see kuulabki, nii nagu Moomo kuulas oma sõbra juttu sellest, kuidas tal on nüüd, ma ei tea, mitukümmend tuhat sõpra või miljonid lausa. Et keda me sotsiaalmeedias ka sõpradeks nimetame. Ja mis on päris sõprus? Kui palju meil üldse päris sõpru on? Oleneb muidugi avatuse astmest, aga mina ütleks, et päris sõpru ei saa rohkem olla, kui sõrmi on ühel käel. Ja kui on üks südamesõber, keda sa võid usaldada. Ja kui see üks südamesõber oled sina ise või sinu kõige lähem kaaslane. Ja järgmine sümbol, millel ma tahaksin peatuda, on siis see ei kuskil koht, kus aeg saab alguse. Algallikas, kus aeg liigub teises tempos. Õigemini aeg on, ta ei liigu, ta on ja tempol ei ole mingit tähtsust. Meie maailmas see olemine võib aasta või rohkem tähendada. Algallikas see aeg lihtsalt on. Lineaarne aeg kui inimese
illusioon selles elus eksisteerimiseks vajalik. Oma idee, oma mõte on ka siin olulise tähtsusega. Kui see poiss, kes värvati nii-öelda siis reklaamhääleks, reklaamnäoks, ühel hetkel käis välja idee, et ette antud teksti asemel võiks ta äkki oma ideid välja käia. Enne seda Momole kurtis ka, et ta pole ammu ise midagi välja mõelnud. Tema eest tehakse ära, ta on assistendid, kes seda teevad. Siis nii, kui ta käis välja mõtte, et ta võiks vahelduseks ka ise midagi välja mõelda, siis selle kohta esimene lause tuli, ära ole naeruväärne. Kas ei tule tuttav ette selline maailm? Ja see raamat kirjutati aastal 1973. Selle filmi ja teose üks olulisi teemasid on ka oma hirmudele silma vaatamine. See, kuidas Momo ajavarastega kohtub. See, kuidas ta ütleb, ma ei karda teid enam, näidake ennast. Ja siis need, kes on ei keegid, tulevad tema ümber ähvardavalt ja kuidas ta julgelt nendega räägib. Ja saab teada, et see, mida nad temalt tahavad, on siis aja nii-öelda allika juurde, algallika juurde, ürgallika juurde juhatamine. Aga seda ta ei saa ometi lubada. Ka siin on väga sügav sõnum. Ajavargad on ei keegi, need on hirmud, need on varjud. Need on peegeldused, kõverpeeglid, sest ei kuskile ehk aja algallika juurde saab vaid peegelpildis liikudes, tagurpidi liikudes. Vari on sinu tagurpidi peegel. Ja seda, mida sa kardad, ei ole tegelikult olemas. Lihtsalt hirmus on vaadata oma alateadvuse peeglisse. Mis on tegelikult elu vooluga kaasamineku usaldumine? Kas sina läheksid kaasa kilpkonnaga, kelle kilbi peal ilmub kiri? Tule minuga kaasa, usalda mind. Vot see ongi see, et kui sa saad selle märgi, kas sa usaldad seda, kas sa lähed kaasa ja saad juhatatud või mitte. Ja see tseen, kus siis Momo läheb ei kuskile tagasi ja märkab, et ajavargad jälitavad teda. Ta ei tea, et nad ei saa sinna kaitsekilbist läbi, vaid ta ehmub ja ta teab väga hästi, et ta peab tagurpidi kõndima, et jõuda sinna. Aga korraks ta libiseb ja vajub tagasi. Vot see on ka see, kuidas me enesearengu teel kõnnime ja kuidas aeg-ajalt see usaldus kaob. Miimo kukkus seepeale pikali ja läks alguspunkti tagasi, peaaegu oleks ajavaraste kätte sattunud, aga ta leidis endas jõudu uuesti alustada ja siis tagurpidi ehk siis õigesti kõndima hakata. Kas seda usaldust meis on? Küllap oled sina ka tunnetanud seda, kuidas nii-öelda see vaimsel teel käimine ei ole lihtne. Neid tagasipõrkumisi on palju, aga ühel hetkel sa hakkad teadlikult tunnetama ja mõistma. Ahah, ütled endale, see ongi nüüd see koht, kus ma tagasi langesin. Tõuseb
püsti ja hakkad nii nagu peab, nii nagu Moomo tegi peegelpildis, ei kuskile minema. Viimse tunni õis, roosa roos ja tema kroonlehed. Siis kui aeg peatub, siis see, kellel on see viimse tunni õis, roosa roos, saab 1 tunni jagu veel toimetada. Nii-öelda ajaväliselt. Märk, mida päikesevarjutuse ladumises endale sain, oli, kui sa kohtad roosat roosi, siis sa oled õigel ajajoonel. Ajajoonel. Saad sa aru, kui äge sünkroonsus. Ajateema, Moomo, roosa roos ja ajajoon. Oi, mulle meeldivad sellised sünkroonsused. Kilpkonn Cassiopeia omab erilist võimet näha pool tundi ette. Mitte rohkem. Millegipärast tahaksin öelda, et ka tarodega on niimoodi. Tarod näevad ka pool tundi ette, mitte rohkem. Mitte meie tavalises ajakäsitluses, vaid elulises. Et see pool tundi eluliselt võib olla 3 kuud või maksimaalselt pool aastat, mitte rohkem. Ehk siis iga otsus, iga samm muudab midagi, aga tarokaardid näitavad seda hetkeolukorda. Ja hetkeolukorda saab mõista siis, kui sa tunned seda, mis oli, aimad, kuhu see arengusuund võib viia ja teed muudatusi olevikus. Ehk siis tarodega küsimine ongi mingis mõttes olukorra tervikpildi nägemine. See on see pool tundi eelist, mida kilpkonn Cassiopeia Moomoole andis. Ja viimane mõte filmi lõpust, mitte just kõige viimane, aga üks viimaseid, on siis see, et keegi ei teadnud, et maailm oli tund aega paigal seisnud ja kõik jätkasid elu, kui aeg edasi läks samalt kohalt, aga ometi tundsid kõik, et midagi on teisiti. Minu arvates see väga hästi näitab või peegeldab seda, kus me praegu oleme. Me ei tea, kes ja millal see tund aega meie maailma eest võitles või olime need meie ise. Aga me tunneme, et midagi on muutunud. Midagi on teisiti ja me väärtustame oma aega rohkem. See on teie otsustada, kuidas te oma aega kasutate. Aga palun nautige seda, sest meil on ainult olevik. Kirjutas Mikael Ende ja kummardusega nõustun sellega. See on seesama sõnum, mida Amy Kitsune oma luuletustes edasi annab ja mida mina maailmale öelda tahan.